Elus seisame tihti silmitsi valikutega, mis määravad meie tuleviku suuna. Jim Rohn, tuntud ettevõtluskonsultant ja motivatsioonikõneleja, on tabavalt öelnud: me peame kõik kannatama üht kahest asjast: distsipliinivalu või kahetsuse ja pettumuse valu. See ütlus toob esile elu paratamatuse, et me kõik kogeme mingil moel valu, kuid see, kuidas me selle valuga toime tuleme ja millist teed valime, määrab meie elu kvaliteedi. Distsipliinivalu on see, mida me tunneme, kui pühendume oma eesmärkide saavutamisele ja järgime kindlaid põhimõtteid. See võib tähendada, et peame loobuma hetkelistest naudingutest ja mugavustest, et saavutada pikaajalisi eesmärke. Näiteks sportlane, kes trennib iga päev, tunneb füüsilist ja vaimset väsimust, kuid teeb seda teadlikult, et saavutada parem tulemus ja täita oma unistused. Samamoodi õpilane, kes õpib hilisõhtuni eksamiteks, tunneb väsimust ja stressi, kuid mõistab, et see distsipliin viib ta lähemale oma akadeemilistele eesmärkidele. Teisest küljest on kahetsuse ja pettumuse valu see, mida me tunneme, kui oleme lasknud võimalustel mööda minna või kui oleme teinud valikuid, mis ei olnud meile parimad. See on tunne, mis tekib siis, kui mõistame, et oleksime võinud rohkem pingutada, kuid ei teinud seda. Kahetsus võib olla eriti valus, sest sellega kaasneb teadmine, et me oleksime võinud oma elu paremaks muuta, kuid ei teinud seda. Pettumus on samuti valus, sest see tähendab, et meie ootused ja lootused ei ole täitunud. Distsipliinivalu on ajutine ja võib lõpuks viia suurema rahulolu ja saavutustundeni. Kui oleme distsiplineeritud ja pühendunud, kogeme me küll ajutist ebamugavust, kuid see tasub end ära tulevikus. Näiteks tervislik toitumine ja regulaarne treenimine võivad olla rasked ja nõuda palju enesedistsipliini, kuid pikas perspektiivis toovad need kaasa parema tervise ja elukvaliteedi. Samuti võib investeerimine haridusse ja oskuste arendamisse tunduda ajamahukas ja pingutust nõudev, kuid see toob kaasa suuremad võimalused ja edu tulevikus. Kahetsuse ja pettumuse valu on aga sageli pikaajaline ja võib mõjutada meid kogu elu. Kui me ei pühendu oma eesmärkidele ja laseme võimalustel mööda minna, võime kogu elu tunda, et me ei ole saavutanud oma täit potentsiaali. See võib viia madala enesehinnangu ja pideva rahulolematuse tundeni. Selle tõttu on oluline mõista, et distsipliin ei ole karistus, vaid vahend, mis aitab meil saavutada oma eesmärke ja elada rahuldust pakkuvat elu. Valides distsipliinivalu valime tegelikult tuleviku, kus on vähem kahetsust ja pettumust. See tähendab, et me võtame vastutuse oma elu ja valikute eest ning pühendume sellele, mis on meile oluline. Lõppkokkuvõttes on distsipliin valik, mis aitab meil luua elu, mida me tõeliselt soovime. See nõuab pingutust ja enesekontrolli, kuid sellel on võime viia meid lähemale eesmärkide ja unistuste täitmisele. Nii et kui seisad silmitsi valikuga, vali distsipliin. See on valu, mis toob kaasa suurema rahulolu ja täisväärtuslikuma elu. Aitäh ja peatse kuulmiseni!